elukoolis on ka nagu sellised tunnid nagu omal ajal koolis, et sa võib-olla tahtnud, et kehaline kasvatus üldse lõpeks, tahtsid jalgpalli mängida, aga siis tuleb nagu matemaatika ja siis tulevad erinevad tunnid, teatud aeg. Ja kus sulle meeldib ja meeldi, lähed sinna tundi, istud ja üritad nagu. Täpselt samamoodi on ka teine näide on see laste näide, mulle meeldib see, et laps läheb sinna suurde ostukeskusesse, seal on nagu nii huvitav ja ilus ja kõik nagu, ta unustab ära oma ema-isa, eks ju, paariks tunniks, aga siis tahab vetsu ja siis tal on kõht tühi, et siis tuleb ema-isa meelde, eks ju. Ja siis on kosta üle ostukeskuse, et väike Tiit nutab, eks ju, otsib oma ema-isa. Ma ei tea, mis näiteid veel tuua. No jutu point on selles, et täna öösel ka, mis seal ikka kõik räägivad üle neti, vaata oma üleelamisi, nagu kedagi huvitaks väga, aga noh, need on sellised klassikalised emotsionaalsed asjad, mida me läbime, need tunnid, nagu ma mainisin alguses. Et mingi hetk on hea ja mingi hetk on nagu surm ja siis oli nagu see surm mul nagu öösel seal silmade ees. No ma isegi ei hakka pikalt rääkima, et miks mul tuli see, kas ma magasin mingi ära või tekib nagu selline paanikahoog, surmapaanika-hoog, eks ju. Ja nagu meie ostukeskuses väikse lapsena unustama ema-isa ära, nii meie ka naljakad inimesed siin materiaalses maailmas, mateeria tõmbab nagu tähelepanu ära nagu. Ja siis kui on hästi jama, siis on vaja kuskilt kinni hoida. Et vaja mingit ankrut, siis öösel oli ka, õnneks mul ankrud küll siin, eks ju, jumalused ja püha nimi ja mul siin atribuutikad kõvasti, et kuskilt pead kinni hoida, ma hakkasin kordama seal. Shinishingo, Jainishingo, Jainishinga, Deo, Prahladesha, Jaya, Patma, Muka, Patma, Rinda, läksin Majapuuri, seal on üks jumalus, Narashinga, kes kaitseb, eks ju. Et ütleme, et see atribuutika on tegelikult jumalal võimas, eks ju, kas tema kehastus mingi algne või ma ei tea, püha vaim või vaimne õpetaja, kuidas kellelgi püha nimi. Siis nagu tuli ankur maha, et siis ma olin sisenenud jälle mingid elu, ma nagu ei tellinud elukogemuses sellisesse hetke, et surm ja elu, et nüüd ma kas hing eraldub kehast või ei eraldu. See võib olla mingi paanikahoog erinevatest asjadest, me ei hakkagi seda analüüsima, aga ühesõnaga surm käis külas, eks ju, öösel ja tunde, eks ju, ja siis ongi karmim tund. Muidu ullala, jumal on rohkem selline religioosne, korraks siit teed oma kohustused ära nagu pigem nagu aukartusest võib-olla meil või tead, et mingi kõrgem võim, et tahad koostööd teha. Aga siis on nagu väga tõsine, et kui surm tuleb, eks ju, siis sa oled üksinda, siis ongi sul ainult mina, eks ju, siis see surmahirm, loomulikult ma ei ole ennast teadvustanud. Ikka mingi nagu selline imelik tunne, et kuhu ma, et kas ma nüüd on aeg minna. Kuigi ei ole kõige hullem variant, et öösel pikali rahulikult, eks ju, lased nagu eralduda kehast või hingele, et selline tunne, et kui ma nüüd lasen minna, et siis läheb hing nagu välja. Et sellised huvitavad tavalised surma sünnilood ja kogemused ja filosoofid ja jutud ja aga jah, need erinevad tunnid meil tulevad kõik, et see kõik ühendab meid, nagu ma ütlesin, need emotsioonivärvid, et me võime olla väga erinevad, lõputult erinevad, aga need emotsioonivärvid on kõikidel sama. Mingi hetk tunned rõõmu, kas ükskõik millest, aga see rõõmuhetk või kurbushetk või üksindushetk, hirmuhetk, surm, elu, et kõik on nagu sama vitsaga löödud, et küsimus on, mis sa siis nendel hetkedel teed, et kui kvaliteetne. Ega ma ei ütle, et mina nii kvaliteetselt nüüd välja tulin, et sellest, aga ikkagi ma olen nagu nii tänulik ja õnnelik, et mul oli kuskilt kinni hoida, eks ju. Et väike Arne oli ostukeskuses ära eksinud, et siis ta teadis nagu, et kus ta vanemad on, et kelle poole pöörduda, kohe nagu rahunesin maha. Vahet ei ole, minek, mitte minek, sama mõistuse paned nagu õigele objektile, eks ju, Narashinga jumalusele, eks ju, meie puhul siis, minu puhul, mis on võib-olla, kes ei tea nendest asjadest, et tal on võib-olla mingid oma asjad, see valik on suur, see varjupaikade lehvik.